Sellised iseloomulikud tunnused nagu Volvo turvalisus tekivad siis, kui nad ka päriselt eksisteerivad. Ehk et kui sa ütled, et sa oled maailma kõige pikem mees, siis sa pead seda ka olema. Kuidas see seos nagu paremini tekib, on see, et sa tõesti oled pikk mees ja sa ka pöörad sellele tähelepanu ja ütled, et see on oluline. Tänasel päeval on kõik autod sama turvalised kui Volvo. Ainult, et temale on see kuvand külge jäänud, sest tema pööras sellele tähelepanu. Jah, see oli 20-30 aastat tagasi, kui ta sellest rääkima hakkas ja jah, ta võttis kasutusele turvavööd ja tegi väga palju tööd selleks, et tema auto oleks kõige turvalisem. Aga samamoodi töötas Mercedes selle kallal. Lihtsalt tema tõi esile teised väärtused ja nüüd ongi. Inimesed jagunevad nende poodide uste taha vastavalt sellele, millised väärtusi nad enim hindavad. Aga kui sa tahad, et sa oleksid millegi poolest tuntud, siis sa pead seda esmalt olema ja teiseks sa pead ütlema seda viisil, et see on inimestel oluline. Tegelikult oluline vaata ei olegi see lugu ise, vaid ikkagi see, et mis nagu lõpuks selle loo rääkimise tulemusena kinnistub, eks ju. Et kui võtame selle sama kõige niisuguse klassikalisema autondus on nagu hea, eks ju, et on, BMW ongi ikkagi sõidurõõm ikka puhtalt, et istud sisse ja jube hea on ikka nagu sõita ja selle looga üksteist kõik, kuidas nad seda räägivad igast tasandist, ikkagi nad purjetavad nagu väga kaugele. Või seesama Volvo, eks ole, et tal on ka muid häid omadusi peale turvalisuse ja mõnega neist sinna juurde ka tegeletakse, et ei pea olema inetu, kandiline, väga tugev kast, et hea turvaline on sees istuda, aga väljanägemiselt on natuke pinnik on sisse minna ja nii edasi. Et tegelikult nad tegelevad ka nende kehvemate omaduste lihvimise ja arendamise ja parendamisega sinna juurde, aga turvaluses on see peajoon, mida nad nagu ajanud on aastakümneid ja see on lõpuks see aspekt, mis nagu töötab.